plaanis on see Kehra turg talveunest üles äratada ja hakata siin regulaarselt ikkagi kord kuus vähemalt laata pidama. Ja täna ei ole eesmärk nagu rikastuda kohe siis turu tegevusest, vaid ikkagi anname sellise esialgu võimaluse sissetöötamiseks, teeme väga soodsad hinnad, meil on siin letihind näiteks on 1 euro meeter ja siis telgiga võtame ainult 10 eurot kaupleja kohta, et eesmärk on ikkagi see, et meil oleks võimalikult palju müüjaid ja loomulikult siis tulevad ka ostjad. Ma lootsin, et ostetakse kohe kõik ära, aga ei ostetud, aga vist on okeilt, arvestades ilma ja kõike muud. Aga kust te tulete ja mida te siis toote? Mis tooted need on? Ja ma tulen Sakust ja teengi igasuguseid tervislikke tooteid, mille hulka kuuluvad ka siis kimchid, mis on siis sellised hapendatud, metsikult fermenteeritud Korea salatid, ütleme niimoodi. Ausalt öeldes on see üritus täitsa korda läinud ja nii tore muusika. No ma olen ise ka nagu teeks suure kummarduse loomulikult kõigile müüjatele ja loomulikult ostjatele, et nad on tulnud siit ümbruskonnast, Arukülast, Koselt, Kuusalust, isegi Tallinnast on tulnud ja loomulikult oma Kehra rahvas. Me tuleme Tartus siis, pakume tõesti sooja juhki, see külmal ilmane ja hästi näinud, et väga vahva koht, oleme esimest korda siin. Ja. Värske kaup, kus kohast? On Soomest ja on Lätist, aga enamus kala on ikka Eestist. Et siin ise varume ja ise müüme. Nii et tasus tulla, tulete teine kordki? Ikka, muidugi. Kehra rahvas on kalasööjad. Kuidas teil on siin tänane päev läinud? Vaikselt, ilm ei ole just kõige soosiva, aga muidu on ikka midagi on läinud. Et kuidas see huvi on, et praegu ju on väga sobiv aeg, et kas inimesed, siin on palju endal oma aiamaasid ja aedu, et kas on huvi on suur? Ikka inimesed vaatavad, ja huvi on, aga keegi ei julge veel osta, et istutada päris vist ei saa, aga samas saab ju ära osta ja istutada siis, kui võimalus tuleb, aga päris seda ei mõelda veel hästi. Et ootasite nagu suuremat huvi, aga muidu kas tasus tulla? Ei, ma nagu võtsin selle riski, et ma teadsin, et ega ei pruugi nii suurt müüki olla praegu veel, et selles mõttes, et ei, väga normaalne, et olin arvestanud sellega. Turg loomulikult on avatud teisipäevast laupäevani. Otsime seal ka nagu õiget aega, millal siis turgu pakkuda, et kas siis teha seda õhtuti, kui inimesed tulevad töölt või teha üldse nagu ööturgu näiteks ja kõike seda. Et turg on, ma räägin nagu turu põhimõttest, et turg on selline nagu tänapäeva Facebook, et inimesed tulevad kohale, vahetavad kaupa, vahetavad muljed, vahetavad uudiseid, see on üks kultuuri osa. Aga mida edasplaanis on see, et 6. mail on meil jällegi tulemas nüüd lillelaat, siis 10. juunil on tulemas Aniala päev, kus siis omas Kehras toimub ka siis laat ja kõik selline kultuurisündmus ja kõike muud, et ees ootab meid väga põnev suvi.